Nii. Hakkame pihta. Kohe. Kell on 11. Inimesed kogunevad vaikselt. Kes hommikuks mida joob? Mina joon ühe klaasi vett. Kuigi hommik on juba ammu alanud, aga. Nii. Kohe me. Võite kommentaaridesse panna, kas tehniliselt on kõik nähtav, kas kõik on kuuldav. Te saate seda sinna chatti lisada, kas ma olen ilusti kuuldav ja nähtav teile hetkel. Nii, kohe vaatame ka chatis. Kõik okei, kuulda ja näha, kõik on hästi. Tere, on kuulda. Väga hea. Väga kihvt. Nii vaikselt lisandub inimesi juurde. Kohe saame pihta hakata. Te olete küsinud, kaua see kestab. Me teeme täpselt 60 minutit. Ja kui saame kohe pihta hakata, siis on väga hea. Nii, mul on siin see arvuti. Okei. Niimoodi. Panen oma telefonist ka sisse, siis ma lähen vahepeal võib-olla mingi kommentaare või küsimusi, aga põhimõtteliselt võib pihta hakata. Nii, tere Sirje. Ütlen siin tere kõigile, kes on praegu liitunud. Väga lahe. Väga lahe. Väga hea. Hakkame pihta. Okei, tere kõigile loovuse huvilistele. Ja mul on hea meel, et te olete otsustanud liituda. Minu nimi on Elari Tamm. Ma olen loovuse õppejõud ja ka siis Elari Tamm blogi autor, ettevõtja. Täna juhin üle 100 inimesega kinnisvara vahendusettevõtet Arko Vara. Ja mul on kodus 3 poega ja 2 tütart ja 1 abikaasa. Ja räägime täna loovuse teemal. Ja mitte lihtsalt loovuse teemal, vaid kuidas loovmõtlemine ja tegutsemine su sissetulekut kasvatab. Ehk siis, kuidas ta toob värskuse sulle. Ja ma ütlen ausalt, see teema loovus on paljude inimeste jaoks seotud ainult kunstiga. Aga ta on oluliselt laiem, ta on tegelikult midagi, mis puudutab kõiki meie eluvaldkondi, millega iganes te tegelete. Te võite ka panna chatti, millega te tegelete, mis on need valdkonnad, millega te tegelete ja sealt saab hakata vaatama, kuidas saaks kasutada loovust sinu elu ja sinu äri jaoks. Aga mida ma täna tahan rääkida selle 60 minuti jooksul on just see, ja anda sulle siis strateegiat ja õpetada sind nägema, kuidas kasutada loovust selleks, et sa ei peaks tingimata hakkama kellegi teise elu elama. Ja miks ma mõtlen kellegi teise elu all, siis ma pean tegelikult silmas just seda, et elada kellegi elu, sest kõik teised on võetud. Kõik teised juba elavad oma elu. Ja ma ei räägi originaalsusest, ma räägin nagu sellest, et sa saad elada oma elu sellisel viisil, kus tuleb ka see rahulolu ja tähendus.
Need on kaks väga olulist märksõna inimese elu jaoks, rahulolu ja tähendus. Nii, ma vahepeal vaatan, kas te ilusti kõik kuulete. Kinnisvara arendusterapeut, täiskasvanute koolitaja. Väga lahe, ma panen vahepeal pilti natukene siia poole, et oleks paremini ka slaidid näha. Koolitaja, väga lahe. Võite veel panna, millega tegelete. See on huvitav ka pärast vaadata. Toitlustaja, turundus, õppedisainer, täiskasvanute koolitaja, supervisor, coach. Marit, sul on palju andeid, palju tegevusi. Jalgpallimängude korraldaja, vägev, kogukonna juht. Vau! Vaadake, kihvt seltskond on täna kokku siia tulnud. Põllumajandus, keskkonnateemad, väga-väga huvitav. Toitlustus, täiskasvanute koolitaja, graafiline disain. Vau, vaimsed koolitused, teraapia, tõlkija. Vau, väga kihvt. Mis keeles sa tõlgid? Slaide ei näe. Slaidid on ekraanil minu selja taga. Ma teen need kohe suuremaks, siis näete suurest inglise keeles. Väga hea. Kuna ma siin tehniliselt vahepeal ma olen slaidide peale, siis ma ei näe, mida te chatite, aga pärast vaatame vahepeal jälle. Aga keskendume 60 minutit sellele. Webinari lõpus ma annan sulle tegelikult ühe tehnika, mida mina ise olen kasutanud kõige rohkem oma, ütleme siis, loovuse arendamisel. Ja mitte ainult loovuse arendamisel, vaid ka oma äri arendamisel. See on midagi, mida ma kasutan ka kodus oma lastega, midagi, mida ma siis olen õpetanud sadadele üliõpilastele. Ma hakkasingi arvutama, et viimased 5 aastat on tööd üliõpilastega tehtud, ettevõtluskõrgkool Minor ja seda ärilist loovust ka õpetatud. Ja ma usun, et sa ei pettu, nii et selle eeldus on see, et sa oled minuga lõpuni välja. Kui vähegi võimalik, tee endale teene ja keskendu ainult praegu mulle. Keskendu ainult sellele teemale siin. Ma tean, et multitasking tundub meile kõigile väga huvitav, aga multitasking ammu ei toimi. Me teame seda, et kui me keskendume millelegi, võtke kas või oma suhted abikaasa või elukaasa või sõbraga. Kui te olete kahekesi koos, keda ei häiriks see, et tal on telefon käes ja ta samal ajal näpib seda. Siis ta ütleb sulle, ei, ma kuulan sind. Ja tegelikult me ei kuula. Meie tähelepanu saab olla ühes suunas. Mis ei tähenda, et me ei ole ärkvel, me ei näe ka muud enda kõrval, aga fookus saab olla ükshaaval. Nii et keskendu mulle, kui sul on vaja, mine vaiksesse kohta. Kui sul on vaja, pane uks kinni. Kui sul on vaja, siis lihtsalt pane oma mobiiltelefon kõrvale, juhul kui sa sellest ei vaata seda webinari praegu. Aga keskendu üksnes sellele teemale, sest ma arvan, et sa saad rohkem kasu sellest kui muidu. Ma teen seda ise samamoodi, ma panen endal telefoni siit vaikseks ja taimeri käima, et ma teiega oleksin aja suhtes nagu lugupeetud, lugupidav. Miks mina räägin loovusest? Vaadake, aasta oli 2012 detsembri lõpp, kui ma olin ja aasta lõpp on ju selline aeg, kus me vaatame natuke tagasi ja hakkame edasi vaatama. Teatud mõttes võib see tuua meile mõnes mõttes kurbuse, aga see võib tuua ka teatud sellise rõõmu, see sõltub. Mina olin 2012 lõpus pigem kurb. Pigem sellises olukorras, kus ma ütlen ausalt, vaatasin tagasi kurbusega, ma olin läbi põlenud. Ja ma ei ütle seda sellises pehmes tähenduses, vaid see puudutas nii minu mentaalset seisundit, minu vaimset seisundit ka, kui ka minu füüsilist. Just mõned päevad tagasi oli üks töökaaslane pannud käe õlale ja öelnud mulle, et Elari, sa paistad väsinud, sa tundud väsinud. Ja ma pean tunnistama, et ma olen õppinud või vähemalt see, kust mina tulen või see ajastu, siis me õpetajate väga sageli, kuule, võta ennast kokku. Sa saad hakkama, ei ole midagi. Ja tunnistan, et seetõttu ma ka pigem ütlesin ka talle, et kuule, ma saan hakkama, ei ole midagi, see on lihtsalt üks raske etapp. Ma ei teadnud veel siis, 2012, selle samal 31. detsembri õhtul, et 2 aasta pärast alles tuleb muudatus mu ellu. Täpselt nii kaua tuli veel küpseda, nii kaua tuli veel leida seda teed iseenda jaoks. Ja ma pean ütlema, et see oli esimene õhtu, kus ma panin kirja oma mõtted. Kirjutamisteraapiast on palju räägitud, aga
ma mõistsin, et ma pean selle iseendast välja saama. Ja mida ma siis tegema hakkasin, oligi see, et ma võtsin ühe Wordi dokumendi ette ja sõna otseses mõttes hakkasin sinna kirjutama. Ma hakkasin kirjutama sinna oma mõtteid, oma tundeid ja poole peal ma sain aru, et aga ma võiks seda jagada. Loomulikult ma tegin otsuse mitte seda jagada kõigiga, vaid ma tegin otsuse jagada seda ainult oma perega. Tegelikult, kui päris ausalt olla, ei olnud ma kõige alguses, kui ma selle blogi tegin, üldse oma nime all. See oli üks teine nimi, see oli Savipoiss ja ma jagasin seda ainult oma perega. Ja ma mäletan, et mu isa viskas sõrme püsti, ütles Elari, väga hea, hakka kirjutama. Ja kui te vaid mind teate, siis on see, et lapsest peale on kõige hullem minu elus üldse olnud kirjutamine. Minu eesti keele õpetaja ütles, Elari, sa ei oska kirjutada, aga sinu kaksikõde, tema kirjutab suurepäraselt, tema saab sellega alati hakkama. Aga mina kahjuks pidin nagu olema teadmisega, et mina ei oska kirjutada. Ja mis siis juhtus, oligi lihtsalt see, et ma hakkasin kirjutama ja see kuidagi, ja ma kirjutasin ka, ma arvan, mitte järgmine päev, aga aastal 2012 sai alguse minu kirjutamise selline, ütleme, ma ei taha öelda kirg, vaid kirjutamine sai osaks minu elust. Ja ma hakkasin kirjutama. Ma olen täna seisukohal, et tegelikult kõik peaks kirjutama. Ma olen hetkeks kirjutanud üle 450 loo. Ja ma ütlen ausalt, enamus neist võib-olla on keskpärased. Need esimesed lood ei kannata peaaegu lugemist, välja arvatud kontekstis, seal, kus ma olin, pisut õnnetu ja läbi põlenud, pisut õnnetu muidugi pehmelt öeldud. Aga läbi selle kirjutamise olen ma leidnud iseendale ühe viisi ennast väljendada. Nüüd, paljud inimesed peavad päevikuid sahtlisse. Miks mina soovitan alati blogi pidada? Miks ma usun, et on aeg hakata sul kirjutama? On puhtalt sellepärast, et päevikus me võime ja saame endale valetada. Ma ei ütle, et me tingimata seda teeme, aga see on üks võimalusi. Aga kui me teiega paneme selle ülesse, jagame inimestega, nende inimestega, kellest me hoolime, see muutub millekski muuks. See muutub üheks looks ja ta muutub sinu kesksest fookusest teiste keskseks. Järsku hakkad sa nägema teisi inimesi. Nii et miks ma räägin loovusest on see, et ma olen tulnud ühest kriisist, ma olen tulnud mitmest kriisist, kus ma olen avanud ennast teiste jaoks ja läbi selle olen ma saanud hakata teisi aitama ja ma usun, et loovus ongi midagi sellist, mis on nagu minu üks osa identiteedist. Inimesed ütlevad, Elari, sul on palju ideid, sul on palju loovmõtteid ja ma usun, et see on ka põhjus, miks ma sellest räägin. Lisaks ma olen 5 aastat seda õpetanud täna üliõpilastele, lugenud, ma ei tea, kümneid ja kümneid raamatuid, käinud erinevatel koolitustel, mis puudutab nii loovmõtlemist, loovarendust kui ka ja siis investeerin nüüd sinna tuhandeid ja tuhandeid eurosid puhtalt sellepärast, et see on midagi, mis on inimese sees. Aga minu peamine teema, millest ma üliõpilastega õpetan, on loovus, äriline loovus. Ja siin on 2 sõna, äri ja loovus. Ütleme siis nii, et kui veel loovusest saadaks aru, siis äri on midagi, millest väga sageli inimesed võib-olla üks-ühele ei mõista. Seda nähakse kui sellist kasuvõtmist, eriti nähakse seda veel sellist, et see on ärimees. Mina näen seda hoopis teises võtmes. Ma näen ettevõtlust, midagi, mis aitab lahendada inimeste probleeme. Midagi, mis loob inimestele väärtust. Sa võid öelda, Elari, ma tean väga palju ettevõtjaid, kes on liigkasuvõtjad, tõsi. Ma ei anna sellele mitte praegu moraalset hinnangut, ma ütlen, ettevõtlus kui selline on inimese ülesanne. Inimese ülesanne, kõigil ei ole ülesanne olla ettevõtjad, aga kõigi ülesanne olla ettevõtlikud. Ja siin me jõuame selle loovosani. Ettevõtlikkus nõuab loovust. Äri on midagi, mida võiks nimetada jätkusuutlikuks ettevõtmiseks. Ehk siis, kui ma mäletan, mul tuleb meelde üks aasta, kui ma õpetasin õpetajaid ja minu meelest see üks kõige keerulisem asi olla õpetajate ees. Minu ees oli üks 20-30 õpetajat ja need ei olnud siis põhikool ega gümnaasium, vaid need olid siis kutsehariduse õpetajad kutsehariduse tasemel ja siis seal ees oli 25 aastat õpetanud
majandust õpetanud õpetaja ja pean ütlema teile, et kui ma küsisin kõva häälega, öelge mulle, mis on ettevõtluse eesmärk, siis need silmad seal eesreas tegid hästi suuri ringe. Ma ütlen ausalt, need muutusid nii suurteks ja ta pööritas neid ja keeritas neid ja ta läks näost punaseks. Ja ta vaatab mu poole ja küsib, et kas te siis ei tea? Kas te siis ei tea, mis asi on ettevõtluse eesmärk? Ma ütlen, et mikrofon. Ta ütleb, ettevõtluse eesmärk on kirja pandud äriseadustikku. Äriseadustikku on kirjas, ettevõtluse eesmärk on kasumi teenimine. Ja ma esitasin järgmise küsimuse, millal me otsustasime, et ettevõtluse eesmärk on kasumi teenimine. Vaadake, kui äri eesmärk on üksnes kasum, siis kõik on lubatud. See tähendab seda, et teie krõpsupakid võivadki olla veerand täis ja kolmveerand tühjad. Teie kreemipurgid daamid, mis on ilusti mitte läbipaistvad, seal ongi täpselt veerand seda kreemi sees ja ülejäänud on tühi. On lubatud kehv teenindus, on lubatud kõik, miks, sest see on kasumi eesmärgi. Ettevõtluse eesmärk number 1 ei ole kasum. Ettevõtluse eesmärk number 1 on aidata, lahendada kellegi probleeme, luua väärtust ja läbi selle tekib meil nagu võimalus teenida ka tagasi. Ma ütlen, et ettevõtlus ei peaks kasumit teenima, absoluutselt, aga me teeme seda läbi väärtuse. Sa pead tegema kõigepealt õiget asja, looma õiget asja ja seejärel selle tunnistus on raha. Nagu teate, suur osa inimesi, ma ütleks niimoodi suur osa, väga palju inimesi kannatab raskuste all. See tähendab seda, et neil pole piisavalt. Aga see ei alga ju ainult rahakotist, see algab tegelikult mõttetasandil. Seesama vaesuse mõtteviis, mul ei ole midagi anda, mul pole midagi jagada. Kui sa lähed sõpradega välja, kui sageli sa näed, keegi ütleb, et luba mul maksta, anna mulle võimalus, mina tahan maksta kõigi eest. On teatud ühiskonnad, kus see on ülinormaalne, et sa võtadki sisuliselt või see on auasi, kes esimesena suudab maksta. Ja seetõttu ettevõtlus on seotud rohkem lahkusega, andmisega, pakkumisega. Ja seda ma näen nagu loovuse osana. See on helde olek. See on see lahkus. See on see avatus, mida tegelikult meie inimesed ja mida meie nagu ootame. Anna rohkem. Anna veel rohkem ja sa näed, kuidas väärtus selle tõuseb. Ettevõtlus on, ja kui inimene teenib raha, siis mina oma müügiinimestele ja üleüldse müügitreeningutes ütlen, et tead, kui sa teenid raha, siis see on tõend selle kohta, et sa oled olnud kellelegi abiks. See on tõestus selle kohta, et sa oled kellegi olnud kasulik. Mis vahe on amatööril ja professionaalil? Amatöör on keegi, kes ei teeni, kes ei saa raha sellest, mis ta teeb. Professionaal saab selle vastu raha, mida sa teed. Ja kui sa saad selles heaks, siis sa teenid sealt ka rohkem. Nii et ettevõtlus ja loovus, need on omavahel täiesti põimunud üheks ja kuna inimesel on ülesanne 6 päeva nädalas tööl käia, 1 päev hingata, 1 päev puhata, 1 päev mitte midagi teha, siis see 6 päeva nädalas tuleb luua midagi. Nii et lähme edasi. Loovus on huvitavate probleemide lahendamine. Väga paljud inimesed tegelevad väga ebahuvitavate asjadega ja ma ütlen, et me peaksime kõik, mida me teeme, on väga huvitav. Aga loovus rakendub, kui me saame teha neid asju, mis meile lähevad ka korda. Ma ei räägi jälle kirest, ma räägin midagi, mis loob väärtust. Kõik asjad, mida me teeme, ei ole otseselt seotud sellega, et kõik, mida me teeme, ei ole otseselt kirg või kõik, mida me teeme, ei ole otseselt selline passion, et mul peab olema selle jaoks kirg, ma pean seda armastama. Ei. Aga me peame nägema selle tunneli lõpus midagi, et kui me sinna panustame, siis see huvitab meid. Ehk loovus on midagi, mida ma õpetaks kindlasti lastele rohkem. Kui me räägime lastest ja täna koolist, siis selle kohta ma olen nagu arvanud ühe pika blogiloo, mis puudutab üldse inimese, ütleme, loovmõtlemist koolis või kuidas me õpetame loovust koolis. Aga me oleme väga suurepäraselt hakkama saanud inimeste sellise treenimisega süsteemi järgi töötama. Ehk kui sa mõtled inimesi, siis just see industriaalaeg on nagu õpetanud inimest tegema mida. Ta on õpetanud inimest istuma sirgelt, istuma koolis ridades
ja tegema PISA-teste ja tegema neid väga hästi. Nii kui me jõuame loovuse juurde, siis üldjuhul inimesed, okei. Hei, mine täna laivi oma Facebookis ja räägi neile, mida sa täna õppisid. Elari, ei. Ma tean, et inimesed on nõus ennem surema, ostma endale auakivi kui esinema, sest öeldakse, et ma pigem suren kui esinen. Ma võin selle kellelegi ära tellida, kui vaja, vabandust, musta nalja eest. Aga vaadake, loovus rakendub eriti, kui see idee, see, mida me teeme, läheb huvitavaks inimesele. Ja kui ma lapsele õpetan, et kuidas ehitada väikesed maju, kuidas osta oma esimest autot, mõlemat ma olen teinud oma lastele, kuidas osta oma esimene auto, kui vana on maailm, ja nii edasi. Need on huvitavad küsimused ja probleemid, millele lahenduse otsimine paneb meie loovuse tööle. Ma lähen täna loovusele sellisest praktilisest vaatenurgast, sellisest, ütleme siis, nagu ma ütlesin ka promos, et selline sissetuleku keskne loovus, midagi, mis tõstab su väärtust, midagi, mis annab sulle juurde. Ja loovuse kese on jagamine. Sellepärast ongi ettevõtlus, sellepärast ongi ettevõtlikkus, sest loovus pole mingi loovus, kui ta on ainult sahtlisse. Ehk on inimesi, kes ainult kirjutavad sahtlisse. Ja mul ei ole midagi sahtlisse kirjutamise vastu, aga see autentsus, see teiste teenimine tuleb ainult siis teemaks, kui me võtame selle sahtlist välja ja anname teistele. Ehk siis tekib haavatavus. Ja ilma haavatavuseta ei ole loovuse rakendust. Ta on lihtsalt üks niisugune iseenese taastootmine, millel puudub teiste inimeste jaoks väärtus. Ma olen sügavalt usun, et tegelikult loovus inimesele antud, et inimene on loodud looma. Inimene on loodud teisi teenima. Nii, okei, loovus on paremaks loomine. Sa võtad olemasolevad asjad ja sa parendad neid. Sa annad sinna midagi juurde. Sa vaatad vaatenurka ja küsid, kuidas ma lahendan selle ära. Kellelgi on mure, mis ma saan siin teha. Ja ma vaatan jälle sellest vaatenurgast, et sa lood sinna väärtuse ja töötegija on oma palka alati väärt. Absoluutselt, alati on palka väärt. Seetõttu loovus kui parendamine, loovus kui asja arendamine. Loovus otsib võimalusi, mis väärtustab teisi. Nad on omavahel seotud. Ehk kui sa näed teisi inimesi, siis sa saad küsida, kuidas ma saan sind aidata. Te teate, see on nii ilus küsimus. Kuidas ma saan sind täna aidata? Kuidas ma saan sulle olla kasulik? Klienditeenindus sellist, et halloo, kuidas ma saan teid täna aidata? Mis teil täna vaja on? Mis sul täna vaja on? Ma vaatan sinu poole ja küsin, mis sul täna vaja on? Millest on sul puudus? Mida on sul vaja juurde selleks, et oma elu elada suurema väärtuse ja rahuloluga? Mis sul on puudu? Sa võid seda ka mitte chati panna, sa võid selle panna chati, aga sa võid selle saata ka mulle meilile elari@elaritam.com. Mis on sul puudust? Mida sa vajad? Ma hea meelega loen teie e-maile, vastan nendele ja aitan kaasa mõelda. Loovus otsib võimalust väärtustada teisi. Ma tahan läbi selle webinari väärtustada sind. Mul on uskumus, et igaüks suudab tegelikult rohkemat. Sul on tegelikult rohkem anda. Aga tekib üks niisugune barjäär meile, mitte ainult silmade, vaid ka meie meele ette, mis ei lase meil väärtustada teisi. See võib lausa viia meid enesedestruktsioonini, kus me tegelikult hakkame rääkima iseendast halvasti. Sellest halvasti, mida me teeme. Ja seal kaob loomulikult loovus. Seal ei ole loovust ollagi. Loovus otsib võimalusi, mis väärtustab teisi. Mida sa otsid? Mis on see, mida sina otsid? Mida sa igatsed? Mille suunas sa tegelikult oled liikumas? Ma julgustan sind praegu, kell on 11.25, me oleme webinari teinud paarkümmend minutit, 25 minutit. Kirjuta üles esimene asi, mida sa otsid. See võiks olla üks sõna. Võib-olla see on ka üks lause. Mis on see, mida sina otsid? Võib-olla kui sa paned seda kirja, siis sa juba ütled, ma ei tea, see on liiga suur, seda on liiga palju. Võib-olla sa otsid, keegi kirjutab, ma otsin finantsiliselt leevendust, ma otsin finantsvabadust, ma otsin mitte ainult finantsvabadust, ma otsin nagu väsimusest väljapääsu.
Hästi paljud inimesed on depressioonis ja ma ei alahinda seda kuidagi. Mul on tohutu kaastunne ja empaatia inimesele, kes on alla surutud, depression, inglise keeles alla surutud, mille poolt. Kirjuta üles, mida sa otsid. See on tähtis. See, mida sa otsid, võib-olla on midagi, mis ei pruugi õnnestuda. Võib-olla see on midagi, vaadake, loovus peaks toimima sellisel viisil, et ta ongi valmis ebaõnnestuma. Ehk ma loon midagi, mis ei pruugi õnnestuda. Ilmselgelt ei ole kõik inimesed valmis seda tegema, looma midagi, mis ei pruugi õnnestuda. Aga kui me räägime ettevõtlusest, kui me räägime oma töö väärtustamisest ja inimeste etteviimisest, ma küpsetan koogi ja toon su ette, ütlen, mina tegin, siis see ei pruugi kohe olla kõige parem kook. Seetõttu see blogilugu, mille ma algusest lõin, oli ainult näha mu isale, võib-olla mu lähimatele, aga mitte teistele. Ma olen tänaseks kirjutanud üle 450 loo. On inimesi, kes huvituvad sellest, on inimesi, kes seda ei huvitu, on inimesi, kes arvavad, et see pole midagi väärt, on inimesi, kes arvavad, et ehk siis me ümber on inimesi, kes ei usu, mida me usume ja on inimesi, kes ei näe, mida me näeme ja see on okei. Minu arvates see on okei. Öelda, et me ümber on inimesi, kes ei näe, mida me näeme. Ma pean teda panema nägema, mida ma näen. Võimatu. Inimesed peavad kasvama sinna. Ka teie ei näe seda, mida ma näen. Ka siit vaatenurgast. Igal ühel on oma vaatenurk. Eriti siin webinaris, kus mul puudub teiega tegelikult silmiside, kus sa tegelikult praegu oma filtrist lased selle läbi, mida ma sulle räägin. Aga ma panen su ette mõned küsimused. Ehk siis, mis ei pruugi õnnestuda? Mida sa oleksid valmis tegema, mis ei pruugi õnnestuda? Mis võiks olla midagi, mille suhtes sa ütled, ma olen valmis ebaõnnestuma selles, aga tegema sellest vaatamata? Midagi, millest sa hoolid nii piisavalt, et sa oled valmis uuesti püsti tõusma. Võib-olla boks ei ole hea näide alati, aga mees, kes saab parasjagu sisse, kukub maha, tal on täpselt 10 sekundit üles tõusta. See üles tõusmine. Ehk siis see, mitu punchi me saame, see, mitu lööki me saame, nagu need ütelused on, neid tuleb elus, neid me saame. Küsimus on selles, kas sa tõuseb püsti. Ja vaadake, püsti tõusmisel on hästi oluline see, et meil oleks tähendus. Ja kui me jõuame loovuse juurde, me hakkame looma midagi, siis see tähenduse olemasolu on kriitiliselt vajalik. Mida sa otsid, mida on sul vaja? Sa tõused püsti siis, kui sul on tähendus. Ma pean võitlema edasi. Ma usun, et igas ühes teis on midagi, mida te olete juba originaalselt teinud, öelnud, mõelnud, väljendanud. Kõik te olete juba pannud oma ühe tükikese tööd meie ette. Inimeste ette toitlustuses, kinnisvara arenduses. Te olete kõik loonud juba midagi. Ja me kõik ebaõnnestume selles. Ühel või teisel tasandil, mitte alati ja mitte kõiges. Ja nüüd on küsimus selles, et kui sa oled jõudnud oma elus sinna, kus sa pead tegema ühe suurema astumise, sa pead tegema ühe suurema arenguhüppe, siis sa koged seda pikali kukkumist. Sa koged seda, et ei õnnestunud. See on nagu, sa korraldad sünnipäeva ja sinna ei tule mitte keegi kohale. Kas sa korraldad ka järgmise sünnipäeva? Keda sa oma sünnipäevale kutsud? Sa teed oma esimese webinari, sinna ei tule mitte kedagi. Sa kirjutad oma esimese blogiloo, seda ei loe keegi. Sa paned oma postituse üles Facebooki, see on sinu arvates geniaalne ja mitte keegi seda ei loe. Laigi. See on kõige, nad ei laigi. Laikimine on ammu möödas, nagu ma loodan, et te teate. Kes sind inspireerib? Kes on see, kes sind inspireerib tegutsema? Me kõik vajame seda turvalist keskkonda ja loovuse üks olulisi keskmeid on keskkond. See, kus me tegutseme, see, kus me liigume. Vaadake, kui laps kasvab keskkonnas, kus ta on elava loomuga ja lapse elav loomus näitab juba midagi tema kohta. Ja siis, kui ta tavaliselt täiskasvanud ees hüppab ja tantsib ja naerab, siis kui keegi ütleb tal, hei, Epu Trilla, Pepu Lilla, rahune maha,
siis see keskkond võtab ära selle loovuse, selle võimaluse otsida alternatiivseid lahendusi, väljenduslaadi, see võtab selle ära. Keskkond on midagi, mis loob loovusele, annab loovusele tiivad. Ehk siis, kui me räägime lastest, kui me räägime sinust, siis see keskkond, kus sa oled, see mõjutab sind oluliselt rohkem, kui me sageli teadvustame. Me oleme oma keskkonnast piiratud. Me oleme oma keskkonna ohvrid. Ma ei tea, kas te olete kuulnud, öeldakse, et sinust võib saada kes iganes. See on tegelikult vale, sest ei või saada kes iganes. See sõltub sageli sellest keskkonnast, kus sa oled. Ja me oleme teatud mõttes oma keskkonna ohvrid. Aga õnneks, kui sa tuled sisemisse maailma, see on oluliselt suurem kui väline maailm. Kõik, mis ma siin näen, on see vaade. Aga kui ma lähen sissepoole, näen ma oluliselt laiemat vaadet. See sisemine vaade on see, mis on oluline. Mis seda sisemist vaadet inspireerib tegema neid samme, mida sa kardad. Suure tõenäosusega hirm või ebaõnnestumine. Kui sa oled inspireeritud hirmust, siis kõik, mida sa teed, on väga selgetes raamides. Vaadake, meid on ammu õpetatud juba sellises industrialiseerimise kontekstis liikuma väga süsteemselt. Selline mangilik täpsus igas küsimuses. Selline saksalik täpsus igas küsimuses. Ma ei kutsu lohakusele. Ma kutsun praegu kutsun meid nagu Karlssoni koomest irriteerin meid mõtlema, et see võib olla tingitud hirmust. Kui sa teed vale liigutuse, kui sa eksid. Ja mida hirm inimesega teeb, on peamiselt kaks asja. Hirm, kas paneb inimese liikuma hästi kiiresti mingis suunas, kuhu ta ei taha liikuda. Ma ei tea. Kiiresti võtab SMS laenu. Või friisib. Ja sa oled seal, kus sa oled. Sa oled seal, miks? Mis mul paremat teha? Mul tuleb meelde üks intervjuu. See oli venekeelne intervjuu ühest mehest, kes oli konveiri pealt 40 aastat konserve kasti tõstnud. Ja temaga tehti intervjuu ja siis küsiti ta käest, et härra, et teil on viimane päev, et kuidas te ennast tunnete. Ta ütleb, et suurepäraselt. Nii tore, et kuidas teile meeldis siin. Ei meeldinud. No aga miks te olite siin siis? Mis teid hoidis siin 40 aastat? Aga mis paremat mul oli teha? Hirm paneb sunnib inimesed paigale jääma ja mitte oma loovust rakendama, et teha midagi, mis on nende sees juba olemas. Need on need nagu arglikud püüd, et ma teen, ma proovin, aga see ei õnnestu. Millal sa tegid midagi viimati esimest korda? Kas sa oled valmis looma midagi esimest korda? Ebaõnnestumine on midagi, mis väga paljusid inimesi hoiab tagasi ja te teate, me oleme saavutuskeskne ühiskonna osa. Loeb see, kes on midagi saavutanud. Me räägime nendest, kes on midagi saavutanud ja me räägime nendest kahtlemata väga palju. Minu küsimus siinkohal on hoopis selline, et mis siis, kui sa ei saa seda aplausi? Kas sa oled jätkuvalt valmis panustama? Mis siis, kui ebaõnnestumine on osa õpiprotsessist? Mis siis, kui ebaõnnestumine on õnnestumise astmelaud? Mis siis, kui ainus viis sul saavutada midagi elus, mille kohta sa ütled, et see on täitnud mind, see on andnud mulle suurema elu ja äriväärtuse, on see, kui sa oled nõus olnud ebaõnnestuma. Mis on see järgmine suur projekt, mille suhtes sa ütled, et ma olen valmis ebaõnnestuma? Ma olen valmis sisse võtma seda ebaõnnestumist. Ma ei ütle mitte tahtlikult, ma ei ütle mitte rumalusest, ma ütlen, et sa lood oma parima töö, aga sa ei saa oodatud, ütleme, rewardi või tasu. Hirm või ebaõnn. No, me jõuame sinna, kus motivatsioon on oluline osa inimese tegevusest. Motivatsioon, see, mis paneb sind liikuma selle suunas, mida sa siis saavutada tahad. Motivatsioon on amatööridele. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mul on väga lihtne olnud testida üliõpilaste kontekstis, kuidas motivatsioon töötab, et kui keegi näiteks teeb oma mingi kirjatüki ja ma ütlen, et see on väga kehva või keegi teeb koogi, ütlen, et oi, see on väga kehva, siis mõni, kes teeb koogi ja see ei maitse kõigile, tuleb koju või läheb sõbranna juurde, et ma enam mitte kunagi ei küpseta.
motivatsioon on inimestele justkui selline omaette nagu põhjendus, miks nad, ütleme, motivatsiooni ehk siis puterdan pisut, aga motivatsioon on amatööridele sellepärast, et kui sa oled professionaal ja sa tead, mis sul on vaja teha, siis sa teed seda vaatamata ebaõnnestumisele. Sa oled nõus vaatamata sellele, kas sul on motivatsiooni või mitte, seda tegema. Isaac Asimovilt küsiti kunagi, et kuidas ta kirjutas oma elu jooksul 400 raamatut. Te võite öelda, et tal oli väga kõrge motivatsioon. Ma võin teile 10 näite tuua artistidest või kunstnikest, kes oma eluajal ei saanud mitte mingisugust tagasisidet. Täna maksavad nende maalid. El Greco, tema maalid maksavad miljoneid, aga tema eluajal teda ei väärtustatud. Alles tema poja kaudu tuli tema kunst esile. Tõeline professionaal ei otsi seda põnevust ega heakskiitu. Kas sa võiksid lubada mul tööd hakata tegema? Kes ütleks mulle, et ma olen valitud? Kes ütleks mulle, et sina ja sina, teie olete valitud? Seetõttu motivatsioon kui selline on amatööridele. Professionaal ärkab hommikul ja loob seda, mis on talle tähtis või neile, kellest ta hoolib. Enne kõike nendest, kellest ta hoolib. Aga mis siis, kui ma ei meeldi kõigile? Mis siis, kui ma ei meeldi kõigile? Ja mis siis? Sa ei saagi kõigile meeldida. Kõik teavad, et sa ei saa kõigile meeldida. Seetõttu pead sa ütlema, kelle jaoks sa midagi lood. Nii nagu see webinar on ainult nendele, kes on valmis tegelikult astuma välja oma mugavustsoonist ja looma iseenda ellu suuremat väärtust. See webinar on mõeldud ainult nendele inimestele, kes otsustavad mitte lihtsalt olla julged, vaid vaatamata sellele, et hirm neid taga ajab, loovad oma ärisid, loovad oma eludesse selliseid väärtusi, mis ei pruugi kõigile meeldida. See webinar on neile. See webinar ei ole neile, kes otsivad lihtsaid lahendusi, shortcut'e, 1, 2, 3, kuidas teha seda. See webinar on tegelikult pigem neile, kes ütlevad, ma olen valmis protsessi nautima. Ma olen valmis selles protsessis ehitama midagi, millest oleks kasu nendele, kellest ma hoolin. Kellest sa hoolid? Kes on need inimesed, kellest sina hoolid? Sa ei meeldi kõigile. Kellele meeldib Star Wars? Kas sulle meeldib Star Wars? Ma ei tea. Mulle ei meeldi. Mu sõbrale väga meeldib. Me oleme sõbrad vaatamata sellele, et minule ei meeldi Star Wars. Seetõttu sa pead ütlema, kelle jaoks sa lood. Sa pead ütlema, kelle jaoks see, mida sa teed, on. Ja mulle tundub, et siin on ka üks hirm sageli inimestel nahas. Ma ei saa luua. Ma pean looma kõigile. See on kõigile. Mitte midagi ei ole kõigile. Kui see on kõigile, pole see mitte kellelegi. Kellele sa lood. Kes on need inimesed, kellest sa piisavalt hoolid? Kes on need inimesed, kelle ette sa oled valmis astuma ja teenima neid? Mina olen valmis hea meelega tulema nende inimeste ette ja nende inimeste ellu, kes ütlevad, hei, ma tahaks luua midagi. Ma pole rahul. Ma tahaksin võtta selle loovuse ja hakata rakendama. Elari, ma tahan võtta need tööriistad ja õppida nendest. Elari, ma tahan loovuse tehnikaid õppida. Ma tahan aru saada, kuidas ma ehitan midagi, millest on kasu teistele. Arvesta sellega, et kõik, mida sa teed, ei meeldi kõigile ja see on okei. Professionaal õpib sellega elama. Professionaal saab sellest aru, et ta ei saa kõigile meeldida. On üks tehnika, mida ma väga sageli ise praktiseerin ja õpetan teistele ka. Sa pead õppima päevas, ütlema vähemalt 9 ei. Okay? Oota, aga Elari, mis siis juhtub, kui ma ütlen valel ajal ei? Okay? See ei tähenda seda, et sa ei kasuta oma aju, aga sa pead suuremale osadele oma päevadest või asjadele oma päevast ütlema ei. Ja väga palju vähem jah. Seega õpi ütleb ei. Nüüd, sellega kaasnab tunne, sellega kaasneb emotsioon. Kas sa kujutad ette, kui keegi ütleb, hei, kuule, mul oleks su abi vaja. Kas sa saaksid tuua ära pesu viia see? Ei. Meie ei vastuta teise inimese tunnete eest. Me ei saa tema tundeid protsessida. Me ei saa tema tunnetega kaasa minna. Mis ei tähenda hoolimatust, vaid vastupidi, see võib tähendada seda,
et sa saad teenida neid inimesi, aidata neid inimesi, kelle jaoks sa oled pühendunud. Mis siis, kui sa ei meeldi kõigile? Ei meeldigi. Loovuse vaenlane on hirm. Hirmust sai põgusalt räägitud, aga hirm on midagi, millega tuleks õppida mitte elama, vaid teadvustama tema olemasolu. Mäletan, aasta oli 2000, ma olin Vancouveris ühel konverentsil ja ma sain 5 minutiks sõna. Ma sain 5 minutiks sõna ja mu ees oli 5000 inimest. Ja ma olin 5000 inimese ees ja ütlen teile ausalt, hirmul on 2 võimalust. Kui mina lähen lavale, on 2 võimalust. A, kas ma jään sinna seisma ja oksendan umbes nii või ma lähen lavale ja annan oma parima. Mul on ainult 2 võimalust. Kas ma lähen lavale ja annan oma parima. Nii nagu teiegi jaoks, ma ütlen ausalt, ma olen ette valmistanud 6 aega erinevaid teemasid mõelnud, kuidas teid teenida paremini, kuidas anda teile neid õigeid tööriistu, kuidas juhatada teid sinna, kus te tahate minna. Hirm võib selle pidurdada. Hirm võib öelda, et hei, stopp, edasi ei saa siit. Hirm on loovuse vaenlane. Ja me saame teha asju armastusest või hirmust. Me saame tööl käia armastusest või hirmust. Me saame isegi luua armastusest või hirmust. Aga see hirmust toodetu on päris hirmus. Ta on tavaliselt keskpärane. Ta on tavaliselt kõigile meeldida sooviv. Võtke kas või poliitikud, kes väga sageli hirmust lähtuvalt ei ütle välja, mida nad tegelikult mõtlevad. Aga mis siis, kui sa ei vali mind? Mis siis, kui keegi ei peagi sind valima? Mis siis, kui sa saad luua ja kontakti luua nende inimestele, kes hoolivad sinust? Mis siis, kui sa ei pea olema valitav, vaid öelda, et see on mu töö, kellele meeldib, see võtab, kellele ei meeldi, sellel on kõik muud valikud, kõik muud võimalused. Hirmuga võiks tantsida. Mulle tuleb Sulev Nõmmiku see pilt ette Sulev Nõmmikust ja Liia Lätsist, kuidas nad tantsisid ja siis ta tantsis teineteisega nagu võrdne võrdsega. Teadvustada hirmu olemasolu. On olemas irratsionaalne hirm ja on olemas ratsionaalne hirm. Ratsionaalne hirm on väga vajalik, kui minu laps on kusagil mänguväljakul ja on kõrgel ja seal pole barjääri, siis see on ratsionaalne hirm. Ma pean minema sinna vastu, et kui ta sinna läheb, siis ta võib sealt alla kukkuda. Väga reaalne oht. Irratsionaalne hirm on see, et sa ei saa hakkama. Irratsionaalne hirm on see, et aga mis siis, kui nad naeravad mu üle? Aga mis siis, kui ma ei saa? Aga mis siis, kui ma lähen pankrotti? Aga mis siis, kui tulevad röövlid? Aga mis siis, kui see irratsionaalne hirm, pane nüüd tähele, on täielik aja raiskamine. Enamus asju, mida sa oma elus kardad, ei juhtu sulle mitte kunagi. Ja mees, kes mitte midagi ei karda, ka naine, on kõige ohtlikum. Miks? Sest ta tuleb ja loob midagi, mis on talle tähtis. Ta ei karda. Ta tuleb ja paneb inimest ette oma töö ja ütleb, kellele see meeldib. Palun, see on kõigile saadav. Irratsionaalne hirm on täielik ajaraiskамine. Absoluutne ajaraiskамine. Ma loodan, et see võiks aidata sind täna astuma esimest sammu. Tegema oma esimest sammu millegi suunas, millest sa oled unistanud. Looma nende jaoks kellestki, looma nende jaoks midagi. Nii et mina soovitan kõigile alustada oma blogiga. Pane oma mõtted kirja. Elari, aga ma pole kirjutaja, ma olen videomees. Täna on õnneks olemas ka platvormid, kus sa saad videosid teha. Sa saad jagada oma lugu. Mulle nii meeldib, kui ma inimestega vestlen, siis ma avastan, et igal ühel on oma lood. Ja kuna me väga sageli värbame ka uusi müügiinimesi ja mul on võimalus nendega intervjuudel istuda, siis ma kuulen nende lugusid. Vahest on nende lugude taga valu, vahest on nende lugude taga mingid väljakutsed, mingisugused õnnestumised, aga mingisugused ka ebaõnnestumised. Ja need lood muutuvad nagu elusaks meie peas. Ma näen ja need puudutavad meid. Nii et ma usun, et üks asi, mis sinu loovust võiks täna nagu kuidagi avardada, on see, et sa peaks oma loo iseendast välja saama. Kuidas sa jõudsid sinna, kus sa jõudsid? Kuidas sa jõudsid kinnisvara arenduseni? Kuidas sa jõudsid toitlustuseni? Kuidas sa jõudsid
keeleni, tõlkida inglise keeles. Kuidas sa sinna jõudsid? Kuidas sa jõudsid sinna supervisioonini? Mida sa pidid läbi elama sellest? Selleks räägi meile oma lugu. Mulle meeldiks seda kuulata. Mulle meeldiks lugeda teie lugusid. Nii et kui sul on tahtmist, pane kirja oma lugu ja saada mulle elari@elaritam.com. Ma hea meelega loen su lugu. Kui sa annad loo ka seda jagada, siis ma jagan kõigi oma lugejatega täpselt samamoodi. Aga vaadake, ma olen nüüd rääkinud teiega sellest, et hei, looge oma lugu, rääkige oma lugu. Ja teate, mis järgmine hetk juhtub? Ma tean, mis juhtub. Me nimetasime seda hirmuks, aga selle teine variant sellest on palju viisakam ja selle nimi on vastupanu. Alati, kui sa hakkad looma midagi, mis on väärtuslik sulle ja neile, kellest sa hoolid, tuleb vastupanu. Minu jaoks on vastupanu kõige ehedamalt kirjeldatav tühjas Wordi dokumendis. Kui sa pead hakkama oma mõtteid tühjale paberile panema, te olete filmis näinud, kuidas inimene hakkab kirjutama kellelegi armastuskirja ja ta kärtsutab neid kokku, ta viskab neid maha igale poole. See vastupanu on väga reaalne. Vastupanu sunnib sind minema tagasi. Vastupanu ütleb, et ei, see ei ole minu jaoks. Vastupanu ütles, et ma uskusin, ma sain isegi inspireeritud ka sellest webinarist täna, aga see pole minu jaoks. Vastupanu sunnib olema keskpärane. Vastupanu ütleb ei. Vastupanu on reaalselt kogetav. Ma olen lugenud ühte lugu, mis puudutas küll üldse mitte inspireerivat kuju Hitlerit, aga kui Hitler kunstiga hakkas tegelema või tegeleski kunstiga, siis tema suurim vastupanu oli seesama, see kanva, see tühi, mulle ei tule nüüd see sõna, kuhu ta maalis. See oli tema vastupanu. Seal ta ütles niimoodi, et tal oli lihtsam alustada teist maailmasõda kui maalida. See näide on väga radikaalne, aga on inimesi, kellel on lihtsam teha rumalusi, lihtsam mitte oma potentsiaali arendada, kui teha see julge samm ja hoolida rohkem. Vaatamata sellele, et see ei pruugi õnnestuda, vaatamata sellele, et see pole kõigile, vaatamata sellele, et see on midagi, mis võib tähendada ebaõnnestumist. Ma loodan, et sa kaalud juba praegu viimase 40+ minuti jooksul alustada millegagi, jätkata millegiga sellisel tasemel, et sa lood, sa parendad, sa leiad sinna midagi juurde. Loovus on tegevus, aga see ei ole tunne. Mul ei tule praegu tunnet peale, inimesed ootavad, mul tuleks see vaim tuleks peale. Kirjutaja plokk on illusioon. Kas te olete kunagi näinud torumeest, kes kuskil tuleb ja ta tuleb kohale ja siis ta ütleb, ma tunnen, mul on mott praegu maas, ma ei tea, kuidas need torusid keerata, ma ei tea täpselt, kuidas seda ventiili, ma ei tea. Mul täna ei ole seda tunnet, okei? Mis iganes valdkonnas sa oled. Ennem, kui sa tahad, et su mõtted muutuks, muuda tegevust. Sa saad seda, mida sa teed. Öeldakse, et muuda oma mõtteid. Ei, ära muuda oma mõtteid, muuda tegevust. Kui sa muudad oma tegevuse rütmi ja sa lood sellest mitte harjumuse, vaid ka nimetama treeningu, sa lood sellest praktika, su mõtted muutuvad. Ma väga sageli ütlen müügimeestele, kui sa tahad, et sinu motivatsioon kasvaks, et sul tekiks seda kirge juurde, seda armastust selle vastu, mida sa teed, tee rohkem, tõsta, tee neid tegevusi. Ehk siis loovus ei ole mitte mingil juhul tunne. See on tegevus, see on loomine, see on praktika, sa võtad midagi ja lood. Ma innustan oma ühte väikest sugulast praegu joonistama. Ta on suurepärane joonistaja ja ma viskan talle ette igasuguseid ideid. Hei, tee sellest perest. Ta nimi on Samuel. Ta on armas poiss ja ta praegu nagu otsib enda võimalust ja ma olen saatnud talle viimastel päevadel ette igasuguseid ideid. Hei, joonista perest selline pilt. Inimesed on nõus sellise asja eest maksma. Kes ei oleks nõus sellise asja eest maksma, kui su pere on väga ilusti üles joonistatud, sellisel vähe ilusal koomilisel viisil. Ma usun, et nii mõnedki teist ütles, mulle täitsa meeldiks sünnipäevaks midagi sihukest saada. Loovus on tegevus. Loovus ei ole tunne. Sa ütled, mul ei ole täna elagi mingit tunnet peal. Alusta. Mis on huvitav on see, et loovus on nakkav. Loovus on midagi, mis
sa näed midagi, mida keegi tegi. Sa näed neid võimalusi, mida keegi tegi ja sa tahad ka teha. Loovus on nakkav ka sellepärast, et sa näed teisi midagi tegemas. Ja sa tahad ka. Nii, aga teiselt poolt on loovus nagu nakkav sellepärast, et kui sa hakkad looma sõltumata sellele, et sa võid ebaõnnestuda, siis see on natukene isegi addictive. Ta on sõltuvust tekitav. Ta on midagi sellist, kus sa tahad luua ja luua ja luua ja luua uusi lahendusi, uusi võimalusi, lahendada olemasolevaid küsimusi paremini. Loovus on midagi, mis kasvab tegevusi tehes. Loovus on nakkav. Et kui sina oled loov inimene, kui sa paned oma töö meie ette, kui sa mida iganes sa teed, sa tõlgid, sa ehitad, sa õpetad, sa koolitad, sa treenid inimesi. Pane need lood meie ette. Pane need lood kirja. Pane need lood meie ette videodesse. Räägi neist. Kirjuta raamatuid. Elari, aga raamatuid on nii palju. Sinu raamat on puudu. Millal sa alustad oma esimese raamatu kirjutamisega? Sa oled selline mõelnud, sa oled öelnud, et ma võiks seda teha, sa oled uusaasta lubadustes seda endale teinud. Hei, mul on sulle väike väljakutse. 5 minutit päevas, kõik. 5 minutit päevas pane kirja. 5 minutit päevas hakka kirjutama ülesse. Ideede loomise üks tehnikatest, mida sa võiks tänasest õppida, on see, et ideede loomise faasis ideid ei hinnata. Neid tuleb lihtsalt toota. Nii et kui sa lood, muutub see nakkavaks. Mitte ei nakka ainult sind, vaid nakkab ka teisi. Et see on üks webinari mõte on see, et äkki ma nakatan sind. Nii et kui sa tunned juba, et sa oled nakatatud, pane ka sõnumitesse sinna või sellesse sõnumitesse just, et kuule, mina tunnen mingit nakkust. Ma tean, et eestlased väga sageli ei taha väljendada, aga loovus nõuab avatust ja teatud haavatavust. See seltskond täna on siin väga piiratud seltskond koos ja mul on nii hea meel, et te kõik olete. Olge julged ka lisama oma tekste sinna, et kas sa oled juba nakatatud ja äkki nakatad ka teisi. Mis on veel? Loovus vajab protsessi, mitte aplausi. Loovusel on oma protsess. Seesama, kui ma ütlesin 5 minutit päevas, see on üks protsessi osa. Kui ma kirjutan oma lugusid, siis ma olen korduvalt, ma olen enda jaoks ära otsustanud, et ma ei oota vaimu peale tulemist, vaid ma käin kogu aeg avatud silmadega ringi selleks, et leida ideid. Mitte ainult iseenda jaoks, oma blogi jaoks, vaid ka oma äri jaoks, oma inimeste jaoks. Minu armas partner Helver ütles mulle eile just seda, et ta teab inimesi, kes õpivad justkui üle. Ta teab inimesi, kes loevad üle, käivad konverentsidel. Ja ma olengi nõus, et on inimesi, kes nagu tarbivad või loovad, taastoodavad ainult iseennast. Ja on väga broke. Loovus tõstab jõukust. Sellepärast sa hakkad looma midagi inimeste jaoks ja sellel on väärtus. Aplaus on see, mida inimesed ootavad sellepärast, et nad ootavad, et loovprotsessi lõpus on auhind. Aga kui te võtate sportlased ette, siis sportlased mitte ei otsi auhinda, vaid iga päev treenivad järgmiseks päevaks, et olla ülejärgmine päev parem. Iga päevaga. Päevhaaval. Loovus vajab protsessi, ta vajab seda treeninguprotsessi. Sa pead hakkama harjutama. Sa ei pea proovima. Ma kuulasin eile ühte vahvat lugu, mida mu sõber Argo mulle saatis sellest, et enamus inimesi ei saavuta uusaasta lubaduse ainult sellepärast, et nad püüavad. Ma püüan hakata loovamaks, ma püüan loovmõtlemist kasutada, aga lõpuks sa oled tagasi seal, kus sellepärast sul puudub treening, sul puudub protsess ja selle taju. Mida ma teen esimesena? Ma annan sulle täna siit kaasa selle esimese protsessi. Alusta sellest samast mõtete oma loo kirja panemisest. Pane oma lugu kirja. Ma pean kindla, et see on unikaalne. Ma olen täiesti kindel, et sinu lugu on unikaalne. Elari, kus sa tead, ma olen sealt pärit ja ma olen sealt pärit. Mu elus ei ole eriti midagi juhtunud ja ma olen proovinud seda. See on juba oma loo alahindamine. Ja mina julgustan sind praegu seda vältima. Ütle, hei, shut up. Mis iganes see praegu oli, ütle, ole vait ja pane oma lugu kirja. Ja selleks, et sulle väljakutse esitada, saada see mu meilile. Pane oma lugu kirja, saada see mu meilile, siis ma tean, et sa võtsid sellest väljakutsest kinni.
Sa ei vaja mitte aplausi, sa ei vaja mitte tunnustust, kiitust. Hurraa, nii tore, et sa tööle tulid, nii tore, vaid sa vajad protsessi. Sa vajad selgust, kuidas jõuda eesmärgi. Mida sa veel vajad? Sa vajad liidreid. Loovus otsib tegelikult seda inimest, kes on valmis välja astuma sõltumata sellest, et kõik faktid, kõik olukord räägib, ma ei tea, selle vastu. Ma saatsin teile, kui te panite tähele, ühe loo sellest, kuidas ma klassi õhtul ei jõudnud ära oodata või ütleme siis seda vaikust, ei kannatanud seda vaikust ja kutsusin tantsima. Ja tänu sellele, võib-olla mõnetest ei sea seda lugu, aga tänu sellele kogemusele sain ma ühe tõrke. Ma sain tõrke, et kui sa oled liider, siis sa saad ka vastupanu. Ja see vastupanu on teistelt inimestel võib olla kriitika. See võib olla midagi, mis sunnib sind tagasi astuma. Loovus tegelikult otsib liidreid. Ehk siis, kui me näeme lahendusi, mis on vaja luua, siis on vaja sinusugust inimest, kes sõltumata sellest, mida keegi arvab praegu, astub esile ja kõnetab seda. Loovuse eestvedamist on vaja ja see ongi leadership. See ongi, sa võtad midagi ja viid edasi. Oled sa siis täna täiskasvanute koolitaja, oled sa siis täna graafiline disainer, oled sa täna tõlkija, oled sa täna kinnisvaraarendaja. Meil on vaja liidreid. Ja kuna loovus on tegevus, siis on vaja kedagi, kes läheb ees. Kedagi, kes teeb teisiti, keegi, kes loob teistele teed. Ja mäletate, loovus on nakkav. Liidrid ees, teised näevad, loovad ka ise. Okei. Me oleme lõpusirgel, oma hääle leidmine. Kuidas sa kostud, kui sa oled päris sina ise? Kui sa oled päris sina ise, mitte nagu sa tahad, et nad näevad, või kui sa oled päris sina ise. Mis on need asjad, mis on sinus? Need asjad, mis on juba olemas, mis kostuvad sinu moodi. Kui te panete, kui mu tütreke Hetek laulab, siis tema hääles on tema hääl. Ma tunnen iga hetk tema aktsendi ära, tema hääles, selle tema tooni. Ja ma olen absoluutselt oma tütre suurim fänn. Ta laulab absoluutselt suurepäraselt. Tema laul tuleb südames, see on tema hääl, ta on oma hääle leidnud. Enamus inimesi ei leia oma häält sellepärast, et nad otsivad kellegi teise häält. Nad vaatavad siia, sinna, nende fookus on kogu aeg, aga äkki ma võin tema moodi olla rohkem, tema moodi, kas ma võiks tema olla. Ma alustasin webinari sellega, et sa ei saa olla keegi teine, sest kõik teised on juba võetud, sa saad olla ainult sina ise. Mis teisisõnu tähendab seda, et sinu ülesanne on leida oma hääl. Oma hääle leidmine võib olla hirmutav, väga vajalik. Ja ma olen kogu protsessis praegu toonud välja, et see ei pruugi kellelegi meeldida. See võib ebaõnnestuda, aga ainult sellepärast, et sa püüad, mitte ei tee otsust protsessi nautida. Ma loodan, et sa teed seda. Sa küsid, mis on mul pakkuda? Mis on mul pakkuda? Ma ei tunne teid. Ma vaatan teie poole läbi kaameraga, ma juba täiesti, sul on päris pakkuda. Kasuta seda, mis on sul käes. Kasuta seda, mis on sul käes, et saada see, mis on südames. See, mida sa unistad, see, mida sa igatsed. Kasuta seda, mis on sul käes. Mis on sul käes? Ma ei tea, mis mul on käes. Mina olen veendunud, et sinus on rohkem peidus, kui sa täna ise tunnistad või ka seda mõistad. Ja väga sageli selleks on just treenerit vaja. Sul on vaja treenerit selleks, et ta aitaks sinust välja tuua sinu hääle, selle unikaalse hääle. Me jõuame üsna varsti sinna, kus ma olen mõelnud teile ühe järgmise sammu, kuidas teiega koos minna teekonnale, kus ma saan aidata sul sinu oma häält paremini avastada, oma hääle leidmine. Mida sa oskad? Pane kirja see. Alusta sealt, kus sa oled. Millal? Täna. 5 minutit päevas, 3 minutit päevas, 10 minutit päevas, 10 korda 365. See on päris suur hulk aega investeeritud. Aeg on meie suurim väärtus. Millal me ometi sellest aru saame? Aega ei teki juurde. Sinu ülesanne on alustada täna. Sinu ülesanne on, kui sa oled tõsiselt võtnud seda, mida oleme rääkinud, siis sa oled oma loo kirja pannud. On esimene asi. Teiseks, sa alustad oma blogiga.
Kolmandaks, sa alustad täna. Täna alustad sealt, kus sa oled. Et luua paremaks midagi, mis sul juba on, et leida midagi uut või see, mida sa juba oled teinud. Sõltumata hirmust ja sellest, et see võib ebaõnnestuda ja vastupanust sa alustad. Millest sa hoolid? Millest sina hoolid? Pane see kirja. Sa võid ka panna, kellest sa hoolid. Ja nüüd ma annan teile selle oma tehnika, mida ma lubasin siia lõppu. Olete valmis? Selle tehnika nimi on, kust ma saan kõik oma halvad ideed. Võib-olla sa oled vaadanud, mõelnud, Helari, see kostub väga inspireeriv. Ma saan kõigest aru, aga mul pole ideed. Ma olen blank, ma olen tühi. Ja siin on siis tehnika, mis on aidanud ehk võib-olla kümneid ja kümneid üliõpilasi mind ennast kõige rohkem. Vaadake, kui te guugeldate ükskõik 500 best business ideas, siis need on kõik seal kirjas. Ja ma ütlen, et enamus neist on väga ebahuvitavad. Selle tehnika nimi Stephen Kingi käest küsiti ühel konverentsil, et hei, vabandage, härra King, meil on küsimus, aga kust teie kõik oma head ideed saate? King vaatas ta poole ja ütles, ma küsin teistpidi, kust ma kõik oma halvad ideed saan? Head ideed tulevad kõik sealt, kust tulevad halvad ideed. Kui sa otsid praegu seda unikaalsust, sa otsid uut ideed, siis ole valmis tootma halbu ideid. Ma tean, see kostub isegi kuidagi nagu võib-olla võistluse vastane, aga sinu ülesanne, mis iganes number see nüüd on panna kirja nii palju, kui sa otsid halbu, kui sa otsid äri, kui sa otsid võimalust inimesi teenida, pane kirja nii palju halbu ideid kui võimalik. Ja selle tehnika mõte on see, et siin on oluline kvantiteet. Kui me seda harjutust üliõpilastega teeme, siis et ülesanne on toota neid nii palju. Ma tean inimesi, kes on suutnud toota neid 2, 3, 4 A4 täit ja ma olen näinud inimesi, kes toodavad ainult ühe. Miks? See ei kosta loogiline, ebaõnnestumine ja nii edasi. Kirjuta üles nii palju halbu äriideid ühele paberile, arvutisse, kui sa vähegi suudad. Ja nüüd see järgmine on, keer see nüüd teistpidi, keera heaks. Vaata, mis on see eristumine, vaata, kust tuleb see. Siin on nii palju võimalusi. Näiteks üks halb äriidee võiks olla see, et toota puitbriketti kusagile soojale maale. Kuhugile soojale maale toota puitbriketti või ei tarbita või nagu, et viia lund Eskimodile ja sa keerad selle nüüd teistpidi või alustada täna restoraniga. Näiteks halb idee. Alustada täna restoraniga. Kostub väga halb äriidee. Keera see teistpidi. Aga luua täna restoran, mis katab ennast inimeste kodudes. See oli lihtsalt üks idee. Siin on kvantiteet tähtis. See on tehnika, mis mulle õudselt meeldib. Tooda halbu ideid ja keera nad heaks. Sa saad sealt selle twisti kätte. Selleks oleks meil rohkem aega vaja. Me aega hakkab otsa saama. Mida ma tahtsin siis teile täna ütelda on see, et loovmõtlemine on õpitav, ettevõtlus on õpitav ja loovtehnikad on õpitavad. Ühe neist jagasin teile ära. Inspireerisin teid nägema, et loovus on midagi, mis aitab sul kasvatada jõukust, mis annab sulle värskust, kui sa otsustad seda teha. Jah, müümine on raske. Ma olen teie jaoks pannud ühe järgmise sammu paika ja ma tean, et väga paljud inimesed, kes te loote midagi, müügiinimesedki kardavad helistada. Aga see on ainult siis, kui me ei usu iseendasse ja sellesse, mida me teeme. Ma väga loodan, et kui sa täna oled mind kuulanud ja mõistnud, et sa pead looma seda kellelegi, kes sa hoolid, siis müümine muutub oluliselt kergemaks, aga sa pead kõigepealt müüma selle maha kellele? Iseendale. Sa pead hakkama iseendaga tööle ennem, kui sa teed tööd teistega. Enda juhtimine on kõige olulisem. Ma loodan, et sul on vabandused otsas. Ma loodan, et sa oled öelnud, et Elari, minu vabandused saavad täna otsa. Ma pean alustama täna. Suurepärane. Meil on 3 minutit aega. Ja kui te lubate, siis ma esitlen teile oma ettepanekut järgmiseks sammuks. Ja ma loodan, et kui sa vaatad seda, ütled, Elari, ma olen põnevil, ma tahan ka leida siis seda
suuremat loovust oma elu jaoks, oma äri jaoks, ma tahan kasvatada seda, siis see on just sulle. Kõigile neile, kes otsivad suuremat tähendust oma ellu, kes tahavad teha midagi, mida nad pole ennem teinud. Alustada midagi, mis võib ebaõnnestuda, kes tahavad panna ennast proovida. Ja siin ta on. 5 päeva väljakutse sulle. 5 päeva väljakutse on 5 päeva live märtsi algusest, 5 päeva, iga päev tund aega minuga siinsamas. Ja me töötame väga konkreetselt sinuga koos selleks, et sa jõuaksid, kasvataksid oma loovust. Selleks, et sa võtaksid ühe idee. Ma annan rohkesti sulle ideid, kuidas toota ideid juurde ettevõtluseks, oma olemasoleva toote jaoks, oma suhete jaoks ja kuidas 5 päevaga jõuda kasvatada oma loovust. Ehk siis see saab olema loovuse väljakutse 5 päevaga loovamaks märtsi algusest. Ja see pakkumine on selline. 5 päevaga loovaks väljakutse väärtus 5 päeva minuga 1000 eurot. Vabakutseline sõdalane ilma kuningata on üks loengusari, mida ma olen pidanud 297 eurot. Vabaduse hirmutav võimalus raamat, mille ma olen kirjutanud 59 eurot ja seesama webinari järelvaatamine ja ka slaidid. Ja kogu selle asja väärtus on 1853 eurot. Seda raha ma teie käest ei küsi, seda raha ma sinu käest ei küsi. Kogu väärtuspakkumine, mõelge nüüd ise, 5 päeva me teeme loovusega tööd, me teeme sinu ideega tööd. Terve nädal aega, 5 päeva nädalas, tund aega päevas. See on sinu jaoks investeering. Sa saad vabakutselise sõdalase videoloengu endale vaatamiseks, raamatu saadan sulle ja sa saad sellele vabaduse või selle webinarile eluaegse järelvaatamise. Ja kui sa päriselt huvitud sellest, et viia oma elu ja äri edasi, siis ma olen valmis seda sulle tegema ainult 25 eurost. Miks? Puhtalt sellepärast ma tahtsin teha selle nii kättesaadavaks nii paljudele kui vähegi võimalik. Ehk siis täna, kui sa otsustad, et sa tahad seda paketti, sa tahad teha tööd edasi, siis sulle tuleb muud teha, kui saada kohe nüüd email registreerimiseks info@elaritam.com. Ma tahan olla osa sellest 5 päeva väljakutsest. Nii et saada kohe email registreerimiseks info@elaritam.com. Ma tahan kätte saada, sa saad selle 25 euro eest, ma saadan sulle selle kohta arve, aga sa saad vastu ligi 1800 euro eest väärtust. Ja mõelge nüüd korraks, kui selle 5 päeva jooksul, kui kõige selle jooksul sa hakkad looma midagi, millega sinu finants kasvab, kus sa lood võib-olla ise 1000 eurosid, siis ma usun, et see 25 investeering on ülimalt väike, aga ma tahtsin teha selle tõepoolest kõigile kättesaadavaks, arvestades olustikku, arvestades inimeste võimalusi. Nii et minu webinari aeg sai praegu täpselt täis. Nii et ma väga tänan, et te hoolite. Ma soovin, et te teeksite ära kõik need, millest me täna webinaris rääkisime. Osalege 5 päeva väljakutse nädalal. Ma saadan ka emailiga kutseid inimestele, inspireerin teid tegema midagi, millest te hoolite nende inimeste jaoks, kes praegu ootavad sinu tööd, kes ootavad sinu panust ja kellel on sind vaja. Nii et suur tänu teile kõigile ja ma soovin teile ilusat päeva. Ära unusta registreerida info@elaritam.com, saada tahan osaleda 5 päeva väljakutsel ainult 25 euro eest ja sa saad väärtust 1800 euro eest. Ma usun, et see investeering tasub igati ära. See on väike samm sinu jaoks, sinu värskuse ja suurema loovuse suunas. Aitäh!